Platoni vabariik, see on üks neist filosoofias suurtest nurgakividest, eks ole. Ja ausalt öeldes võiks selle kättevõtmine tunduda päris hirmutav. Kuidas sellest keeruliste ideide rägastikust üldse läbi närida? Aga mis siis, kui ma ütlen, et Platon ise andis meile võtme? Ühe ainsa uskumatult võimsa kujundi, mis avab tegelikult terve teose. Ja just seda kujundit kasutades teemegi täna selle teekonna koos läbi. Nii et hakkame pihta. Mõelge sellele hetkeks. Te olete terve oma elu istunud aheldatult koopas. Ainus, mida te üldse tunnete ja teate, on varjud, mis seinal tantsisklevad. See ongi teie reaalsus. Ja siis tuleb keegi ja ütleb teile, et see kõik on vale. See pole mingi niisama mõttemäng. See ongi see võti, millest ma rääkisin. See on Platoni koopa allegooria süda. Ja just siit, sellest, päris häirivast küsimusest meie tänane teekond algabki. Okei, niisiis. Me oleme koopas. Istume seal koos teiste vangidega ja vaatame seina, kus liiguvad varjud. Platoni jaoks sümboliseerivad need varjud neid tavalisi levinud arvamusi, mida me iga päev kuuleme. Teate küll neid asju, mida me peame teeks, aga millele me pole kunagi sügavalt mõelnud. Ja kõige suurem, kõige olulisem vari seinal on küsimus, mis asi see õiglus üldse on? Ja kohe ilmubki seinale esimene suur vari. Üks tegelane nimega Thrassimachos pakub välja midagi, mis kõlab, üllatavalt tänapäevaselt. Ta ütleb, õiglus, see on lihtsalt tugevama eelis. Sisuliselt, et võimulolejad teevad endale kasulikud reeglid ja kutsuvad seda õigluseks. Kõlab tuttavalt, eks. Mitu korda oleme isegi kuulnud, et seadused on tehtud ainult rikkaste ja võimsate jaoks. See on ajatu ja väga küüniline argument. Ja Platon Sokratese suu läbi võtab selle väljakutse vastu. Ja just siit algabki see teekond koopast välja. Sokrates ei hakka pikalt teoretiseerima, vaid kasutab ühte geniaalset lihtsat võrdlust. Ta küsib, mõtle arsti peale. Kas hea arst tegutseb enda või patsiendi huvides? Ilmselgelt patsiendi, eks ole. Ja täpselt samamoodi, ütleb Sokrates, on ka tõelise valitsejaga. Tema ülesanne on teenida rahvast, mitte iseenda huve. Ja see ongi see esimene samm varjude maailmast valguse poole. Nende lihtsate, küüniliste definitsioonide hülgamine on nagu vangi esimene vaevaline samm koopast välja, pimestava valguse kätte. Et nüüd päriselt õiglusolemuseni jõuda, teeb Platon midagi väga ambitsioonikat. Ta ütleb, heakene küll, unustame korraks kõik olemasolevad riigid. Ehitame mõttes täiesti uue, ideaalse linna. Nullist. Ja siis vaatame, kas me leiame sellest täiuslikus süsteemis üles selle, mida me otsime. Tõelise õigluse. See Platoni ideaalne linn, Kallipolis, on ehitatud ühele väga selgele põhimõttele. Igaüks teeb seda, millest ta on loomu poolest kõige parem. Tal on sel laias laastus 3 gruppi. Esiteks valitsejad, nemad on targad, nemad juhivad mõistusega, siis on abilised, need on sõdurid, vaprad kaitsjad, ja lõpuks tootjad, käsitöölised, põllumehed, kõik, kes hoolitsevad igapäevaste asjade eest. Ja kui kõik teevad oma tööd, siis tekibki ühiskonnas harmoonia. Ja nüüd tulebki see Platoni geniaalne samm. Ta ütleb, et oodake nüüd, see ideaalne linn, mille me just mõttest ehitasime, see on tegelikult täpne peegelpilt sellest, milline on üks õiglane inimhing. Mõelge korraks järele. See on ju täiuslik paralleel. Meie enda hinges on ju ka need osad olemas. Meil on mõistus. See on nagu valitseja. Meil on temperament ja vaimujõud. Need on nagu sõdurid. Ja meil on igasugused himud ja soovid. Nemad on nagu tootjad. Ja voilà! Siit koorubki välja Platoni lõplik definitsioon. Õiglus pole mingi väline asi, mingi reeglite kogumik. Ei, see on sisemine kord, sisemine harmoonia. Nii linnas kui ka sinu enda hinges tähendab õiglus seda, et iga osa teeb oma tööd. Mõistus juhib, temperament kaitseb ja himud on ilusti kontrolli all ega võta võimust. See ongi täiuslik tasakaal. Okei, lähme korraks tagasi meie vangi juurde. Ta on nüüd lõpuks koopast välja roninud. Ja mis juhtud? Päikesevalgus on nii ere, et ta on täiesti pimestatud. See hetk, see pimestav valgus sümboliseeribki filosoofi jõudmise tõelise reaalsuse, vormide maailma mõistmiseni. Maailma, mis asub seal varjude maailmast palju-palju kõrgemal. Ja mis on selle kõrgema maailma keskpunkt? Mis on see paike? Seda kutsub Platon hüve ideeks. See on tema filosoofia absoluutne tipp. Mõelge päikesele. See annab meile valguse, et asju näha, aga see on ka see, mis annab kõigele elu, eks ole. Täpselt samamoodi on hüve ideega. See mitte ainult ei lase meil tõde mõista, vaid ongi kõige olemasoleva, kõige reaalse allikas. See on ülim reaalsus ise. Ja nüüd hakkab kõik kokku klappima. Nüüd me saame aru, miks Platoni arvates saab valitseda ainult teatud tüüpi inimene.
enamik inimesi on tema sõnul nagu vaatepiltide armastajad. Nad näevad ilusaid asju, õiglasi tegusid, aga ei mõista, mis on ilu või õiglus iseeneses. Ainult filosoof, kes on koopast välja roninud ja näinud seda päikest, mõistab neid igavesi vorme. See viibki meid Platoni kõige kuulsama ja ilmselt ka kõige šokeerivama väiteni. Ideaalse riigi päästmiseks peavad valitsema filosoofid. Just nii. Mitte kogenud poliitikud, mitte edukad ärimehed. Valitsema peavad need, kes on näinud tõelist päikest ja kes armastavad tarkust rohkem kui isiklikku võimu. Aga okei, kui filosoofid on nii targad, siis miks ühiskond neid tavaliselt kõrvale heidab? Platonil on selle selgitamiseks veel üks suurepärane metafoor – riigilaav. Kujutage ette laava, kus kõik meremehed kaklevad rooli pärast, kuigi neil pole tegelikult navigeerimisest aimugi. Ja siis on kuskil nurgas see üks tõeline navigaator, kes uurib tähte ja hoovuseid, ainus, kes tegelikult teab, kuidas laava juhtida. Mida teised tema kohta ütlevad? Nad peavad teda kasutuks, tähevaitjaks, ebapraktiliseks unistajaks. Ja see tähevahtja ongi filosoof. Aga oodake, lugu ei lõppe päikese valguses. See inimene, kes on näinud tõde, ei saa sinna jääda. Ei, tal on moraalne kohustus minna tagasi sinna pimedasse koopasse, et aidata teisi vange, isegi teades, kui ohtsik see tal on. Aga miks? Miks ta peaks tagasi minema? Sest see on tema kohus. Tema võlg selle kogukonna ees, mis teda haris ja kasvatas. Filosoofia eesmärk ei ole tema isiklik õnn, vaid terve linna, terve kogukonna heaolu. Ja see ongi õigluse ülim proovikivi. Aga proovige nüüd päriselt ette kujutada seda tagasitulekut. Sa oled näinud päikest, tõelist reaalsust ja nüüd laskud tagasi sinna tuttavasse hämarusse, et teisi aidata. Mis te arvate? Kuidas need vangid, kes pole kunagi midagi muud näinud kui varje, sind vastu võtavad? See on selle allegooria traagiline osa. Nad naeravad ta välja. Muidugi naeravad. Tema silmad on ju valgusega harjunud. Pimedas on ta kohmakas, ta ei näe neid varje enam nii hästi. Nende jaoks tundub ta loll ja saamatu. Nad järeldavad, et see teekond sinna üles on ta lihtsalt ära rikkunud. Ja kui ta üritab neid vabastada, siis nad seisavad talle vastu. See näitab, kui vaenulikud võivad inimesed olla tõe suhtes, mis nende maailmapilti kõigutab. Nad võivad isegi üritada teda tappa. See on muidugi vihje Sokratese enda saatusele. Kuid vabariik ei lõppe selle traagilise noodiga. Platon seob õiglase elu elamise siin ja praegu hinge igavese saatusega. Ja ta teeb seda ühe võimsa ja kauni lõpumüüdi kaudu. See on erimüüt. See räägib sõdurist, kes näed, mis juhtub pärast surma. Hinged saavad tasu või karistuse ja siis kogunevad nad kõik kokku, et valida endale uus elu. Ja siin ongi see konks. Sinu valik sõltub täielikult sellest, kui targaks või rumalaks sa oma eelmises elus said. Me vastutame ise oma saatuse eest, ka järgmises elus. Ja see ongi vabariigi lõplik sõnum. Filosoofia ja õiglase elu elamine, see pole lihtsalt mingi intellektuaalne harjutus. See on praktiline treening. See on ettevalmistus meie hinge igaveseks teekonnaks, mis tagab, et me oskaksime alati valida targa ja hea tee. Ja just selle küsimusega jätabki Platon meid üksi. See muudab ligi 2500 aasta vanuse filosoofia äkki väga teravalt isiklikuks. Sest lõpuks pole küsimus ainult selles, mis saab pärast surma. Küsimus on siin ja praegu. Millist hinge sa endale täna lood ja millise elu sa selle hingega endale valid?